ja ülevalt meie hingede pääsemist. issand, leida armu. Palugem issandat kogu maailmale head seisu Jumala pühadele kogudustele ja kõikide ühinemist. issand, leida armu. Palugem issandat selle pühitsetud viimse rahupaiga ja sinu usu ja vaga meele ja Jumala kartusega palvetajate eest. issand, leida armu. Palugem issandat igavest vääriliste uinunud Jumala sulaste ja ümardajate eest, kes sellele valmistule on maetud ja ka kõikide teiste eest, et ta annaks neile puhkamist, rahu ja õndsat mälestust. issand, leida armu. Palugem issandat, et ta annaks neile andeks kõik nende meelega ja kogemata tehtud patus. issand, leida armu. Palugem issandat, et nad võiksid hukkamõistmatult aukuninga viimse päeva kohtu ette astuda. issand, leida armu. Palugem issandat nende eest, kes nutavad ja leinavad ja ootavad Kristuselt lohutust. issand, leida armu. Palugem issandat, et ta päästaks oma uinunud sulased ja ümardajad igast valust, kurbusest ja ohkamisest ning asetaks nad sinna, kus Jumala palgevalgus paistab. issand, leida armu. Palugem, et issand teie Jumal asutaks nende hinged helgesse rõõmu ja rahu kotta, kus kõik õiged hingavad. issand, leida armu. Palugem, et issand asetaks nad Abrahami, Iisaki ja Jaakobi sülle. issand, leida armu. Palugem issandat päästmist igast kurbusest, vihast ja hädast. issand, leida armu. Aita, päästa, halasta, hoia meid Jumal oma armuga. issand, leida armu. Paludes meile ja iseendale Jumala armu, taevariiki pakkuda andeks andmist. Andke meid ja kogu meie elu Kristuse meie Jumala hoolde. kes sina, Kristus, meie Jumal, oled oma uinunud sulaste ja ümardajate ülestõusmine, elu ja rahu ja sulle ühtlasi sinu algusest teisale ja kõige pühamale heale elavaks tegevale vaimule anname meie au nüüd ikka ja igavesti. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Väga õndsad on need, keda issand on välja ära kutsunud ja välja valinud. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Nende mälestus jääb põlvest põlveni. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Nende hinged peavad hea elupaiga pärima. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiidetud oled sina, issand, õpeta mulle oma seadusi. Kõik pühad inimesed leidsid elu allika ja ukse paradiisi. Oh, et ka mina teen sinna kahetsemise läbi leiaksin.
lase puhata lunastaja, oma uinud sulased ja ümardajad seal, kus kõik õiged hingavad. Viinad oma taevatelkidesse ja anna neile andeks, kui helde kõik nende meelega ja kogemata tehtud. Katus, oh inimese armastaja, Kristus Jumal, kes sa nii illatult paistsid meid siit maailmale ja tegid tema läbi meid valguse lapsi, leida armu meie peale. Lase puhata, oh issand, oma uinunud sulaste ja ümardajate hinge. Lase puhata, issand, oma uinujate hinge. Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Ikka ja igavesti, aamen. Ei ole ükski nii püha, kui sina, issand, mu Jumal. Sina armuline tõstsid õhtuke õõrades ja kinnitasid meid su paljude Sina, issand, tunned meie loomuse nõtrust, aga kui hea ja inimese armastaja, asusta meid sinu uinunud sulasesse ja ümardajate hinges, keda me täna su ette palves toome taevatelkidesse, kus on rõõmustajate eluase ja kus sinu palge valgus paistab. Lase puhata, oh issand, oma uinunud sulaste ja ümardajate hinges. Lase puhata, issand, oma uinujate hinge. Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Ikka ja igavesti, aamen. Isa, Poega ja Püha Vaimu kui issand on. Ikka ja igavesti, aamen. Inimese teeva Jumalat näha, tema peale julge õnnitena õnnetim vaadata. Sinust kõige rohkem ilmusta inimestele, inimesed saanud sõnana, keda kõrgeks tõustes, igale meie südansab sellest Pangem tähele ellu, õnnis on see, mida sa täna käid, oh hing, sest sulle on rahupaik valmistatud. Õnnis on see, mida sa täna käid, oh hing, sest sulle on rahupaik valmistatud. Sinu poole, Jumal, hüüan ma. Õnnis on see, mida sa täna käid, oh hing, sest sulle on rahupaik valmistatud. Õnnis on see, mida sa täna käid, oh hing, sest sulle on tõesti, ma ütlen teile, tund tuleb ja see ongi juba käes, et surnud peavad kuulma Jumala Poja häält ning kes seda kuulevad, peavad elama, sest otse kui Isal on elu iseenda, nõnda on ta ka andnud ka Pojale, et elu oleks temas enda ja ta on temale andnud meelevallaga kohust pidada.
seepärast, et tema on inimese poeg. Ärge pange seda imet, sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudadel, kuulevad tema häält, siis tulevad välja need, kes on teinud head elu ülestõusmiseks, aga need, kes on teinud halba hukkamõistmise ülestõusmiseks. Mina ei saa iseendast midagi teha, ma mõistan kohut nõnda, nagu ma kuulen ja minu otsus on õiglane, sest ma ei otsi oma tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. Kui ma tunnistaksin iseenda kohta, ei oleks mu tunnistus kehtiv, aga see, kes minu kohta tunnistab, on keegi teine ja ma tean, see tunnistus, mida tema minu kohta tunnistab, on kehtiv. Teie olete läkitanud saadikuid Johannese juurde ja tema on tunnistanud tõtt. Au sulle, Issand, au sulle. Hääd kalmuste pühalised uskuda rahu meeles. Ei pea kogu aeg seisma, eriti siis, kui Paulus rääkima hakkas, sest kunagi ei tea, millal ta lõpeb. Meie tänane kirjakoht lõppes ju sõnadega, et teie olete pöördunud Johannese poole ja tema on minust kuulutanud tõtt. On igati ju päevakohane, sest et me olemegi jõudnud jaanipäeva, mis on Püha Johannese sünnipäev. Ja tema on see, kes on kuulutanud meile tõtt. Ta on kuulutanud seda, et tuleb maailma päästja. See, kes saab olema maailma alustugi, kes on seda olnud ammu enne loomist, on olnud selleks alustajaks algusest peale. Ja et ta on ise siiapoole teel ja ta tuleb selleks, et meiega jagada seda elu, mida meie siin elame ja viia ära need eksimused ja möödalaskmised, mis ka meie ikka ja jälle oleme teinud. Siin täna siin kalmistu pühal üks üllaltki märgiline, selline, ma ütleksin, märgiline märk. Seda, et rahusoovi ajal lendavad üle hävituslennukid. See ei ole juhus, sõbrad, see ei ole üldse mitte juhus. Sest see, mis maailmas toimub, teeb väga muret. Ma ei teadnud, et eile alles õhtul, kui ma vaatasin Aktuaalset kaamerat, sain teada seda, et ka Ameerika Ühendriigid on sõtta astunud ja on pommitanud ka Iraani. Ja seda mitte lihtsate pommidega, vaid tõeliselt väga võimsate pommidega, väga võimsatelt lennukitelt, mida oli arvata, et ei lähe üldse tarvis, et äkki pääseb maailm sellest hädast, et neid lennukeid peaks kasutama. Ja nüüd on need lennukid lendamas ja oma surma toovad vilja allapoole laskmas. Me teame seda, et need kõik võivad olla põhjendused ja need põhjendused on igati õiged. Me tahame ainult seda, et rahu maa peal püsiks. Me tahame ainult seda, et Iraan ei saaks tuumarelvasid, sest siis, kui Iraanil on tuumarelv, siis on maailma rahu ohus. Kui päris aus olla, siis ma ei saa sellest aru, miks Iraani tuumarelv on suurem oht kui näiteks mõnel teisel. Kui nendel samade ameeriklaste enda oma või venelaste oma või hiinlaste oma. Nad on ju kõik ohtlikud ja kõik nad teavad seda, et selle kasutamine toob kaasa suure hävingu, mis võib mõjutada terve maailma käiku. Ja kui nüüd siis üritatakse, nagu öeldakse, peetsepulli peetsepulliga välja ajada, kas sellel on vilja? Sest et pühakiri räägib meile ikka seda, et kuningriik, mis iseendaga on tülis, ei saa kaua kesta ja kui kuradit tahetakse välja kuradiga, siis ei saa tema püsida. Mis see tähendab? Kas see tähendab seda, et maailma lõpp ongi käes? Sest see maailm on sellest ajast, kui inimene patustas ja see maailm langes. Kas see on siis see
et see saab nüüd otsa ja käes on varsti see päev, millest kuulutab meile ka tänane kirjakoht. Ja tegelikult on see ju see päev, mida kõik me usklikena ootame. Ühtpidi me teda ootame, teistpidi see ka meid hirmutab. Ja miks ta meid hirmutab? Kas ta hirmutab meid sellepärast, et me ei usu Jumala tõotusi? Ma arvan, et nii see ei ole. Jumala tõotused on ja Jumala tõotused on näidanud, et need on tõsi ja et need on parim prognoos, mis üldse saab olla, ja kui me nende järgi käime, siis ei eksi me tee pealt ära. Aga me kardame kõike neid, mis on kuulutatud, mis on ennem seda päeva. Ennem seda, kui Jeesus tuleb pilvedel koos inglitega ja pasuna hüüuga, on veel palju hädasid tulemas. Ja need hädad on kohati ka nii suured, et need puudutavad ka kutsutuid ja valituid. Sest et nende juurde käib mitte ainult sõjad ja sõjasündmused, maavärinad, tuld ja suitsusambaid, vaid sinna juurde käivad ka valeprohvetid, valeõpetused ja kõik need, mis võivad inimese hinge sügavalt kahjustada. Me oleme oma koguduse kohvirauas rääkinud nendel teemadel, et kas inimene oma ihu ei kahjusta, kui ta sööb valesid asju. Kahjustab küll, aga ta kahjustab oma hinge ka siis, kui ta loeb rämpskirjandust, vaatab saateid, mis võib-olla oleks parem mitte vaadata, ja kõikide nende asjadega, mis meie hinge samamoodi ju rüvetavad. Kui inimese hing saab rüvetatud, siis on tal üsna väheke lootust. Sest et see, mis on hinges, see on see, mida me võtame endaga kaasa sel hetkel, kui me siit maailmast ära lähme. Kui meie maine ihu ja meie taevane hing saavad omavahel lahutatud. Nad ei saa lahutatud mitte igaveseks, nagu arvab enamik ilmalikke ja ateistlikke õpetajaid, et kui inimene sureb, siis teda lihtsalt pole enam olemas, ta on kadunud ja kuidasmoodi see, kes oma elust lahkub, seda üle elab, siis nendel on väga mugav mõelda seda, et see tähendab seda, et me lihtsalt lakkame olemast, tuleb lihtsalt pime auk ja meid lihtsalt pole enam olemas. See ju kustutab ka kõik meie eksimused, kõik meie valed teod ja see oleks väga mugav, kui see nii oleks. Aga mis siis saab, kui see nii pole? Kui see tegelikult on niimoodi, et kui see krõps ära käib ja me ühel hetkel oleme oma ihu kohal, me võime teda näha ja siis on see hirmus hetk, kui me ta ära tunneme, et see oleme meie ise, kes seal all lamab. Ja selgub seda, et see elu polegi lõppenud. See elu läheb edasi ja see, mis sealt tulemas on, kui me ei ole issanda ja tõotuses kindlad, on meile ääretult hirmutav. Sest siis avanevad meie silmad ja me näeme ka vaimset maailma. Me näeme ka neid teemonite hordised, kes on meie ümber ka praegu igal pool. Me lihtsalt ei näe neid, sest meie meeled on kinni pandud Jumala poolt, meil on kaitse peal. Me ei näe neid, aga see ei tähenda, et neid pole. Neid on ja neid on rohkem kui võiks arvata, et isegi loodud olend. Kui me siin oleme, praegu on hommik ja tuul on ka, sääski pole. Aga tavaliselt, kui me siin oleme olnud, on siin üsna palju sääski. Ja nad piinavad meid ja hammustavad ja on igavesti tulikad. Kui palju enam me siis, kui me vaimsed silmad lähevad lahti ja kui me näeme neid olendeid, keda me võib-olla üldse ei tahaks näha, sest on olnud ka sellist asja, et tean ühte vaimulikku, kes väga palus seda, ta oli viiunnukas, et ta palus, et ta silmad tehtaks lahti, et ta võiks vaimset maailma näha. Ja tal oli nii suur soov juba ajast ette rutata ja et Jumal näitaks talle, mis siis on. Ja see juhtus. Jumal võttis tal selle katte silmade pealt ära ja mis te arvate, mis oli järgmine samm või järgmine hetk? Järgmine hetk oli see, et see mees oli nii hädas, et ta ütles, et ta kisendas Jumala poole, issand, pane see tagasi ja ruttu. Sest see, mida ta nägi, oli midagi sellist, mida ta ei olnud ette valmistatud ja mida üks inimene tegelikult
ei saagi olla ette valmistatud, sest et muidu olekski meie silmad lahti ja me näeksime ka neid dimensioone, aga meie silmad on selle kaudu suletud, et neid hoida ja säästa ja õigel rajal hoida. nii et niisugused asjad on ja see, kui me täna oleme siin kalmistupühal, siis me oleme ju koos paljude inimestega, aga nende paljudest inimestest on siin vaid pool. Nende maine ihu. Ja maise ihu kohta ongi seda öeldud, et see peabki saama mullaks, sest ta on mullast võetud. Inimese ihu on keerukas, füüsiline ja keemiline masinavärk. Aga tema algained pärinevad just nimelt siitsamast, sellest reaalsusest, sellest maailmast, sellest mateeriast. Ja vajalik on ta selleks, et taevane hing saaks siin maailmas, nagu öeldakse, opereerida, tegutseda, oma asja ajada. Muud ei ole tal kohe siin praegusel hetkel mingit funktsiooni. Aga samas Jumal lõi inimese tervikuks. Ta lõi tema ihuks, hingeks ja vaimuks. Õigemini vaim on see, mis dimensioon, mis antakse Jumalalt ja mis paneb selle elu käima. Aga inimese hing on see, kus on kõik meie olemus, meie mõtted, meie mina. Ja vot see meie mina on see, mis saab meile kaasa, sellega otsi, nagu me lähme siit maailmast teise. Ootama seda päeva, millal issand tagasi tuleb ja kui hauad lahti lähevad ja inimeste ihud taas üles tõuseb. Ma arvan, et ka kõige usklikumad inimesed võivad siin praegu öelda seda, et huvitav, kas sa papp ise ka usud seda juttu. Kas sa usud tõesti, et inimese praegu need mingil hetkel need hauad kuidagi nagu lõhenevad ja sealt tuleb siis mingisugust järgi välja, umbes nii nagu Lazarusega, ta oli ju ka juba mitu päeva hauas olnud, ilmselt haises päris tugevasti ja ilmselt oli inimesed oma nägusid katma sel hetkel kuskilt välja põhinud. Ma ei tea. Ja see ongi see, et meie varjastus on paljud sellised asjad. Võib-olla meid ei pea seda teadma, sest kui me seda teaksime, võib-olla siis me käituksime kuidagi teistmoodi ja võib-olla me ei oleks enda suhtes ausad. Aga mismoodi see toimub, teab vaid Jumal üksi. Ja miks pärast on meie traditsioonis see, et inimesed maetakse musta mulda, kalmistule pühitsetud maasse, mitte ei aeta neid ahju, mitte ei panda nad kuskile rippuma või lastakse merepõhja, aga selliseid kultuure on maailmas olemas. Meil on see teadmine ja see on kristlik teadmine, et inimene maetakse maha. Ja inimese mahamatmisega tähendab seda, et tema ihu läheb samuti hoiule, täpselt nii nagu hing läheb. Kui sa oled Jumalaga, lähed sa hoiule Jumala juurde, kus on valmistatud selleks eraldi eluasemed, kus meie hing saab rahulikult olla ja oodata seda päeva. Ja need, kes Jumalat ei tunne või need, kes on teda teadlikult lahti öelnud, ka nende jaoks on paik olemas. Aga see paik ei ole veel päris põrgu. See on surmavald. See on põrgu eeskonna. See on see koht, kus ka need inimesed on suhteliselt rahus, vaikuses, sest et neid veel ei piinata, aga nad ootavad samuti seda viimset päeva. Ja sellel viimsel päeval, nagu me tänasega siin lugesime, on kohtupäev, kus kohtupäeval tehakse asjad selgeks. Ja need, kes väärivad siis seda kohta, mis on nendele Urasele ja tema ündistele, see on tulejärg. Ma arvan, et see tulejärv on meilegi meie jaoks metafoor, et me ei oska ju mitte midagi hullemat välja mõelda kui see, et seal, kus on suur tuli, mingi vulkaanikraater, et kui sinna visatakse, no see on ikka kõige jubedam lõpp, kus sisse saab alla. Samas on see, et mõni inimene, kes kardab ilmselt külma, arvab seda, et valgus ilmselt ei ole mitte tuli, vaid see on hoopis jää ja lumi. Sest tema jaoks on see kõige jubedam, mida ta üldse oskab välja mõelda. Aga üks on selge, et see ei ole hea koht. Ja teine asi on selge, et see, mis on Jumala juures, on hea koht. Nii et me nimetame seda põrguks ja paradiisiks,
me nimetame seda lihtsalt heaks ja halvaks, kas me nimetame seda Jumala ligioluks või Jumalast igaveseks lahutatud olemiseks. Vot see igavene lahutatus Jumalaga, kus enam mingit lootust ei ole, seda võime me rahuga öelda kõrguks, olgu seal tuli või jää või ükskõik mis on meile ebameeldiv. Ja Jumala ligiolek, vastupidi, on see, mis annab meile õndsuse ja annab meile hingerahu. Ja kui siis see päev on toimunud ja inimesed on üles tõusnud, siis muudetakse ka see maa ja selle pattulangemise aja maailm saab otsa ja tuleb uus ja sinna kuuluvadki need, kes on Jumala omad ja seal ei ole enam ei haigust, ei ohkamist, nii nagu me just hetk tagasi laulsime, vaid kus on igavene rõõm ja rahu. Kui me siis nüüd siin täna sellel kalmistul, kus on meie ümber päris palju ja me oleme siin vana kalmistu otsa peal, aga siin on ka veel ju, on ka sõjaväekalmistu ja on ka veel laiendused. See on päris suur kalmistu, see on Kuressaare linna kalmistu ja siin on maetud ikka päris palju inimesi, päris paljude sadade aastate jooksul. Et miks me siis ikkagi täna siin oleme ja mitte näiteks samas kodus ei mõtle nende asjade peale. See on jälle üks niisugune traditsioon, et see, kui on see aasta kõige lühem öö ja kõige pikem päev, siis me meenutame oma surnuid. Ja kui me oleme Kristuse sündimise ajas, siis ma olen käinud ka siin jõulude ajal ja näen seda küünalde merd, mis siin on. See näitab seda, et need 2 aastat aega on see, kus inimesed nagu rohkem mõtlevad ka selle peale, kust nende juured on pärit, kust nad on tulnud, kes on nende esivanemad ja kuhu nemad ise lähevad. Võimalik, et see on sellepärast, et need on ka ju riiklikud pühad, on rohkem vaba aega, ei pea tööle minema ja siis on selleks aega. Aga ma arvan, et see ei ole ainult see, sest me tegelikult kõik ikkagi hoolime oma minevikust ja kõik hoolime nendest, kes on siia maetud, sest et muidu poleks ka see surnuaed siin niimoodi korras. Ja oleks ka seda, et siin me võiksime tulla ja siin ennast hästi tunda. Ma ei usu seda, et see on ainult surnuaia töötajate töövili, vaid ma usun seda, et see on tegelikult ikkagi see, et inimesed tulevad, hoolitsevad nende kalmude ees. Ja see ei ole mitte üks ülekstise ületrumpamine ja botaanikaaed, sest seda me võime teha ju omas aias. Me võime liikutada lillepeenraid, milliseid tahame, ükskõik millise kujuga. Aga siia me siiski tuleme mitte eelkõige lillesid istutama, mitte eelkõige umbrohtu kitkuma ja riisuma, vaid me tuleme eelkõige siiski selleks, et olla oma lähedastega meie mälestustes. Ja kui me seda kõike teeme ja nende kalmud korras hoiame, siis me lihtsalt hoiame alles seda mälestust. Sest siis, kui inimese kalm kaob, siis võib öelda seda, et temast on ka mälestus kadunud. Inimeste silmis jah, Jumala silmis mitte. Sest et inimese luustik võib püsida maapinnas väga kaua. Nii nagu on väljakaevamistel olnud, et näiteks, et on ka mõned luustikud seal väga palju, väga vanad, miljoneid aastaid öeldakse mõnede loomade leidmisel, siis sellisel juhul on see, et maapõu hoiab meie säilmed alles. Ja kui palju on selleks, et inimesele uus ihu anda, mis on hoopis teistsugune kui tema praegune maine ihu, on vaja, issandal seda, et ka see oleks alles. Võib-olla me oleme täna jõudnud ka oma teadust sinnamaani, kus me räägime DNA-st, kus me räägime pärilikkusest, kus me räägime geneetikast. Aga nendes kõikides luustikes on see alles. Nendes kõikides luustikes on jälg meie maisist ihust. Me ei tea seda, aga kui me juba kanname seda traditsiooni, et me oleme ja käime ja hooldame oma kalmusid, siis sellisel juhul võime me ka ikkagi mõelda ka ette selle peale, et ka kõik need kombed saaksid täidetud nii, nagu ka kirik on meid õpetanud. Ja mitte minna seda lihtsama vastupanu teed, et see on hästi mugav, kui me saame korraldada matus ükskõik kunas. Me võime urni hoida ükskõik kui kaua, aga kas see on õige, see on juba iseasi.
ma ei usu seda, et urnimatus oleks midagi nii hullu, et kui me laseme sellel toimuda, siis on inimene jäädavalt kadunud. ma arvan seda, et Jumal, kes tegi ei millestki terve maailma, tema jaoks ei ole probleem inimesele uus ihu teha, aga tuhast. ja isegi siis, kui seda geneetikat enam alles pole, on see, et ta saab selle luua uuesti. selles suhtes olen ma 100% kindel, sest Jumal on kõigeväeline, ta võib teha absoluutselt kõike. aga samas meie enda hinged oleksid rahulikumad, kui me teeksime seda nii, et peab. sest kahjuks aegade pärast on ka siin sellel surnuajal minu ema maetud urniga. see oli koroonaaeg, ei olnudki võimalik tegelikult ju inimest normaalselt maksta. ja tõesti, me maksime selle urni siia alles pool aastat hiljem, aga me maksime ta siiski õigeusu traditsiooni järgi, vaatamata sellele, et oli aeg see, mis tegi oma korrektuuri ega lasknud sündida asjadel nii, nagu nad peavad sündima. samas ma ütlen teile, see teatud määral siiamaani rõhub mind ja mitte midagi ei ole teha. kui asjad me saame teha korralikult, siis sellisel juhul on ka meie enda hing rõhub. ja kui ikka ja jälle tulevad ka meie kirikus matused, siis enamasti on need siiski matused ja inimesed maetakse vana tava kohal. see on raskem, aga see annab ka sugulastele võimaluse oma austust avaldada. ja isegi siis, kui noored mehed teinekord tulevad, neil on läikivad kingad jalas ja nad võtavad labidad ja kõõbendavad mulda, siis ma ütleksin seda, et see näitab austust nende kalli inimese vastu, et nad ei hooli nendest maistest asjadest niivõrra, et nad hoiaksid kõrvale sellepärast, et nende kingad saavad mustaks, ülikond saab tuksisõrvad alt mustaks. Nad võtavad ja teevad selle ära ja ma ei näe nende nägudes kunagi mingisugust sellist pahakspanu, et pigemini on nad väga rõõmsad, kui see töö on tehtud ja neile suur tänu selle eest, et nad on seda teinud. nii et kalmistud on meie osa nii kaua, kuni see maailm püsib, nii kaua, kui käib see elu ringkäik, nii kaua, kuni põlvkond järgneb põlvkonnale ja unistused ei ole muutunud, vaid laienevad. ja kui tõesti maailmas on kohti, kus ei ole maad, kus ei ole lihtsalt seda võimalust, kus on hiigsuured linnad ja kus ei ole kohta, kuhu inimene maamulda panna, siis sellisel juhul ehk on ka põhjendatud põletusmatud, sest see on ikkagi parem kui see, et inimene üldse jätta matmata või kuidagi utiliseerida, sest meie maailm on nii kummaline, et ühel hetkel tundub, et ta võib muutuda täiesti hingetuks. ja kui ta muutub hingetuks, siis me ei hooli ei oma tulevastest ega oma minevastest põlvedest. nii et hoidkem seda sõnumit oma südames ja ärgem laskem ennast heidutada nendel hävituslennukitel, kes täna vist, ma loodan siiski, on seotud meie võidupühaga lendasid üle, et neil ei ole veel praegu pommised õhu all ja nad ei lähe mingisugusele objektile neid alla laskma. et nad sõidavad praegu siin lihtsalt ringi, teevad nagu öeldakse paraadi. ja samas on see, et me ei tea kunagi neid aegonda tunde, mismoodi meie asjad tundub. nii et issanda rahu olgu meie kõikidega ja issanda rahu olgu nendega, kes on siia maetud. issanda rahu olgu kõikide meiega, kes me oleme siin praegu tulnud. ja me läheme edasi. Me oleme kirja pannud ka need, keda me täna mälestame. aga see ei tähenda seda, et me ainult need, kelle nimed me ette loeme, nende peale me mõtlesime. eks me mõtleme ikka kõikide peale, ja eelkõige nende peale, kelle nimed me kirja panime. sest nimi on inimese jaoks tegelikult palju tähtsam, kui me oskame seda arvata. see on Jumala jaoks midagi sellist, nagu meie jaoks praegu isikukood. sest et me oleme jõudnud sinnamaani, kus meil on ainult number, põhimõtteliselt riigi jaoks polegi meil nime vaja, piisab isikukoodist, aga Jumala ees oleme nimega. ja see on väga oluline, et me ei loe täna ette isikukoodi numbreid, vaid me loeme ette nimesid.
nii et läheme edasi ja palume koos kõigi nende eest, kes siin on ja kõik nende eest, kes me oleme siin maailmas. Palume meie isa palvet, sest meie isa palve on üks kontsentraat sellest, mida me üldse Jumalalt saame paluda, sest tema on see, kes annab meile kõik ja meie ei saa temale muud anda kui ainult oma tänu ja oma süü. Meie isa, kes sa oled taevas, kiitsetud saagu sinu nimi. Tulgu meile sinu riik, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu ka meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusastusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu isa, poja ja püha vaimu pärast on kuningriik, vägi ja au igavesti. Aamen. Nii kõigi pühade palvete pärast oma uinunud, sulaste ja ümardajate, Kuressaare Nikolai kogudust teeninud, uinunud preestrite, seniorid, Stefani, Pankrati, Johanni, Mihhaili, Makini, Andrei, Johanni, Paaveli, Aleksei, Jaakovi, Kosma, Vassili, Aleksei, Timofei, Osma, Jaakovi, Aleksandri, Peetri, Aleksandri, Sava, Johanni, Martini, Hermani, Vladimiri, Vassi, Emanueli, Viktori, Andrei, Vassili ja Elitsi, samuti Johanni, Elisabetta, Tauro, Heino, Joonase, Maie, Laine, Romani, Aleksandri, Juuli, Ehtosina, Osvaldi, Glafira, Arseenia, Vladimiri, Antonina, Galina, Vladimiri, Sofia, Jaakobi, Kalevina, Tjeta, Heljo, Oona, Amanda, Larissa, Oskari, Veljo, Sergei, Maria, Arteta, Raissa, Elisabetta, Johanni, Melania, Mihhaili, Arkadi, Aarne, Marta, Miina, Antoni, Alviine, Enni, Areli, Arviga, Alla, Eino ja Alvi, hinges pühadesse telkidesse ja arvaku nad õigesse hulka, ning heitu ka meie peale armu kui hea ja inimese armastaja. Aamen. Anna, issand, igavest rahu siit silmast õndsasti lahkunud, Kuressaare Püha Nikolai koguduse uinunud preestritele, Semjonile, Stefanile, Pankratile, Johannile, Mihhailile, Maksimile, Andreile, Johannile, Paavelile, Alekseile, Jaakobile, Kosmale, Vassilile, Alekseile, Timofeile, Kosmale, Jaakobile, Aleksandrile, Peetrile, Aleksandrile, Savvale, Johannile, Martinile, Hermanile, Vladimirile, Vassilile, Manuelile, Viktorile, Andreile, Vassilile ja Felixile, samuti Johannile, Elisabettale, Leidale, Uudole, Helgile, Einole, Joonasele, Maiele, Lainele, Edile, Romanile, Aleksandrile, Juliale, Efrosinale, Osvaldile, Glafirale, Veenale, Vladimirile, Antoninale, Galinale, Vladimirile, Sofiale, Jaakobile, Kalevile, Anadesale, Heljale, Oonale, Amandale, Larissale, Oskarile, Veljole, Sergeile, Mariale, Agnettale, Raissale, Elisabetale, Johannile, Melaniale, Mihhailile, Arslaiile, Arnele, Martale, Niinale, Antonile, Alviinele, Endile, Sarelile, Arvildale, Allale, Einole ja Alvile ja lase neist jääda igavene mälestus. Igavene mälestus teile, meie uinunud emad, isad, õed, vennad, lapsukesed, kõik, kes te siin olete. Olgu Jumal teile rahulikku
puhkust ja meile kõikidele samuti rahu meie hingedele, et me saaksime minna ja ükskõik mida elu meile järgmiseks ette neelab sellise ühenduse, võiksime sellele rahustust vastu minna reaalselt istundust, rahustust, igavesest ja tõelisest ja vastavust igavesest tema abiga on võimalik valida igasugune vastus. Nii et aitäh teile, kes te olete tulnud ja kui on nüüd soovi käia haudadel, siis me saame